tere Margus. Tere Igor. Tere tulemast Liipa talusse. Kus 19. kuni 22. augustil saab toimuma Eesti tantrafestival. Ja juba aastaid me oleme Margus seda vankrit niimoodi vedanud, lükanud ja tõmmanud. Ja ütle mulle, miks me seda siiamaani veel teeme? No mina teen seda igal juhul sellepärast, et ma tahan ise seda eelkõige kogeda. Täpselt. Ma teen just seda ja just seda moodi, nagu mulle meeldiks seda vastu võtta. Ja et kui me seda programmi ka nüüd mõtlesime selle meie uue tiimiga, siis ma kogu aeg olin nagu, vaatasin seda selle nagu vaatenurgast, et mida mul oleks huvitav kogeda, mida mina tahaksin õppida või kellega ma tahaksin kohtuda. Et see oleks ka mulle huvitav, et me ei tee seda lihtsalt tegemise pärast, vaid me saame sellest elamuse. Just. Ja mis siin saata, eks me oleme püüdnud õppida ka varasematest festivalidest nii Eestis kui mujal, et mis seal on natukene puudu jäänud. Ja nüüd selle augu me siin kamba peale proovimegi täita. Selleks, et sul oleks see aasta täiuslik tantrafestival. Ehk et me nopime kokku sellised kirsid ja paneme kõik need ühele tordile kokku, et sellest saaks üks väga maitsev ja põnev roog. Ja mis on veel eriti äge, kuna see on Eesti tantrafestival, siis me oleme kasutanud võimaluse piires võimalikult palju Eesti kirsse ja natukene garneeringuks pudistanud peale välismaa õpetajaid nii kaugemalt kui lähemalt. Ja see ei ole ainult nagu uustulijatele suunatud sündmus, et me tegelikult tahame pakkuda selliseid vürtsikaid kogemusi ka vanadele tegijatele, kes armastavad samamoodi ennast niimoodi natukene mugavustsoonist välja sikutada ja proovida uusi asju. Aga alati ei ole uus see, mis nagu tekitab seda wow-efekti, et tegelikult tantra filosoofia või selline nagu mõttelaad ongi see, et kõik tuleb läbi praktika. Ehk isegi mingisugune lihtne harjutus, mida sa oled võib-olla, iga festival ma jälle istume, jälle teeme seda sama harjutust. Aga tegelikult selle mõte ongi selles, et kui sa suudad seda sama harjutust teha pidevalt, järjepidevalt mingisuguse aja vältel, hakkad sa nägema seda tegelikku iva ja seda tulemust, et see läheb aina sügavamaks sinu jaoks see kogemus. Just, ja seda sama harjutust võib-olla ei tule mitte ainult teha igal tantrafestivalil, vaid võib-olla näiteks järgmine aasta iga päev. Täpselt nii. Vaat siis püüad selle sügavuse. Aga just, et me oleme selle festivalil eriti mõelnud ka nende peale, kes on juba aastaid tantrateed käinud. Jälle omast kogemusest, et vahel lähed kuhugi festivalile ja tahaks nüüd minna sinna tiipi. Tahaks võtta sügavalt ette ja sukelduda. Et neid asjad me oleme sulle sellel aastal siin ja praegu välja otsinud. Markus, mida me meestele pakume sellel festivalil nagu sellist elamust või õpetust, mida ütleme tavamees, kes on valinud ka sellise kasvamise tee, on võib-olla juba alkoholiga ära lõpetanud oma need sõprussuhted ja otsib nagu sellist nagu sügavust oma elus ja mingisugust mõtet, siis mida ta leiab selliselt festivalilt? Ma arvan, et eelkõige leiab nii selline mees, aga ka selline naine sellised festivalilt omale toetavat kogukonda, kellega jagada, kellega arutada, kellelt saada inspiratsiooni ja kellele anda inspiratsiooni. Ja selline kogukond on ääretult võimas, isegi kõige võimsam instrument. Ja ääretult oluline, sest tihtipeale mehed, kes jätavad maha suitsetamise, joomise ja nädalavahetusel väljas käimise, jäävad ilma enamus oma sõpradest. Ja korraga, kui sa ei taha olla nende inimestega koos, kes sind allapoole sikutavad, on sul vaja uusi, on sul vaja seda värsket verd. Need, kes ülespoole sikutaksid. Jah, need, kes panevad sul õla alla ja annavad sellise toetavad nagu vennaliku tunde, kellega sa saad jagada võib-olla selliseid asju, mida sa kunagi ei ole seltskonnas julgenud nagu rääkida, kus sa räägid oma nagu valust ja võib-olla sellistest nagu kohtadest, mida nagu, mis on sind nagu vaevanud juba võib-olla kas või lapsest peale. Ja nüüd korraga sa oled ümbritsetud meeste poolt, kes ka mõistavad sind ja toetavad sind selles ja kuulavad sind ära ilma mingisuguste hinnanguteta ja ilma mingisuguse nagu võistlemiseta. Ja loomulikult tantra on väga praktiline teadus ja see, et õpetaja jagab saali eest ühe või teise praktika ja ütleb, et see võiks või peaks niimoodi töötamise jaoks, siis absoluutselt ei pruugi niimoodi olla.
sellepärast ongi väga hea kuulda ka teise, kolmanda, viienda, 10. või 100. mehe kogemus, kuidas temal tegelikult läks, kuidas temal läks sublimatsiooni õppimine, kuidas temal läks purskest loobumine, kuidas temal läks ühe või teise või kolmanda asjaga, mis võib-olla sinu jaoks on olnud ääretult suur probleem või millest sina oled olnud väga-väga edukas, sa saad jagada teistele seda. Ja eks ongi selline jagamise koht ja koos kasvamise koht, et me kutsume üles mehi olema siirad, olema aupaklikud teiste meeste ja ka naiste vastu, olema võimalikult palju kohal ja hetkes ja tunnetada oma keha ja tunnetada seda dünaamikat, mis siin tekib, sest et me läheme väga kiiresti, väga sügavale protsessidesse. Nagu meil eelmine aasta näitas, meil oli ainult üks päev, oli see armastuse päev. Ja see töötas. Ühe päevaga me tegime sellise töö, et inimesed trippisid korralikult juba ära. Ja see aasta on meil festival 4 päeva, algab 4 päeval. 19. 20 on vaba, sa saad tulla, sa ei pea töölt ära nihverdama ja laupäev, pühapäev, 21, 22. See on mõnus pikk teekond koos õpetustega, koos praktikatega, koos nautimisega, koos rõõmu, ilu, vendade ja õdedega. Ja koos hea toiduga me pakume see aasta puhast vegan toitu. Meil on väga professionaalne kokk kohal, kes juba toiduga viib meid nagu uuele tasandile. Jaa. Kohtume sinuga Eesti Tantrafestivalil Liipatalus. Ja vaata ka meie kodulehte tantrafest.ee, sealt leiad palju olulist infot. Ning liitu grupiga Facebookis Learn to be.